Igastahes, head sõbrad, head erakonnakaaslased, mitteliikmed. Üldiselt sa näed alati seda energiat inimese käitumisest. Kas erakonnal läheb hästi ja kellel ei lähe hästi. Meil on läinud väga hästi tänu Eesti inimeste toetusele. Me oleme võitnud valimised üle Eesti olematu eelarvega, suurte trahvidega. Ja kui me vaatasime kampaaniat, mis pandi Päevalehe esikülgedele, võit. Ja kui ma vaatasin Jürgen Ligi, siis no see oli kaotus. Et sa näed ära seda olemust, seda energiat ja see energia on neil null. Nad üritavad neil viimases hädas 14 kuud enne valimisi tõestada inimestele, et hoopis inimesed on lollid ja nad ei saa aru, kui palju head teinud Reformierakond oma käpikusega. Ja mul isiklikult tõesti on kahju ka väikesest terrasest, sest Reformierakond pani ta lihtsalt tuimalt tanki. Väiketerras tuli välja toreda avaldusega, Reformierakond ütleb, ei, me ei tea midagi sellest. Te nagu ei ole koos koalitsioonis või? Väiketerras räägib, et meil on vaja teada, kuidas inimesed sõidavad bussiga, et praegu, kui nad ei maksa pileti eest raha, me ei tea üldse, kuidas liinivõrku parandada. Siis väike nõuanne ministrile on võimalik kasutada näiteks kaarte, mida sa piksutad, et oleks näha, kus inimesed sõidavad, mis kell sõidavad ja kus nad ei sõida, et koguda andmeid. Palun väga, selleks ei pea maksma. Ja ma saan ka inimlikult aru, et võib-olla 5 või 6 või 7 000 eurose palga juures 20 eurot on siuke, kerge õhtusöök mõnes puhvetis. Aga tavainimese jaoks 20 eurot lapse kohta, kui on 3 last, see on 60 eurot, see on 1 trenn iga kuu. Kas see laps saab trenni seda käia? Sellepärast, et üritatakse leida 3 miljonit eurot. Ja samal ajal kinkides 25 miljonit netikasiinodele, sest keegi kogemata ei lugenud eelnõud läbi. Et seal ongi väärtuspõhine küsimus. Ka ma isiklikult arvan, et tasuta asju pole alati olemas. Loomulikult, me alati maksame selle ühiskonnale kinni. Aga küsimus ongi väärtuspõhisuses. Milles me maksame, keda me toetame ja kes saab ise hakkama. Lapsed ja eakad ei saa ise hakkama. Nad ei saa hakkama tänu automaksule, aktsiisitõusudele, elektri hinnale. Tänu sellele, et me teeme rohepööret ja paneme kinni oma põlevkivisektori, nad maksavad kordades kõrgemat elektri hinda jaanuarikuus. Kuid lohutuseks, kui inimesed ütlevad, aga mis see protestimine aitab? See ei muuda midagi, muudab küll. Me peame pidevalt inimestele meelde tuletama, et need samad reformierakondlased või Eesti 200-sed, kes tahavad hakata üles ehitama konflikte enne valimisi, et seda valijat jälle ära ei peteta. Nad tulevad jälle oma ilusate valedega, astuvad telekast välja, istuvad pensioni kõrvale maha, öeldes keskmine pension tulumaksu vaba. Ja peale valimisi nad teevad kõike täpselt 180 kraadi vastupidi. Sellepärast tuleb tulla välja ja pidevalt rõhuda inimestele, kes on valetanud, alati on valetanud ja petnud ja kes on seisnud tegelikult iga Eesti inimese eest. Õnneks see talv on viimane kõige külmem Eesti inimeste jaoks, sest juba järgmise talve lõpus on valimised. Ja ma olen kindel, et nii mõnigi mees väärib võib-olla sooja kongi, mitte kohta valitsuses. Igastahes võitleme edasi ja lõpuks me võidame.